Ühes klassikalises Kreisi raadio sketšis läheb Peeter Oja antiigipoodi ja küsib, et milline asi on teil siin kõige vanem? See on äärmiselt lihtne küsimus, aga vahel ongi lihtsad küsimused need kõige huvitavamad. Õhtuleht on tulnud spordihallidesse, et küsida, millised on kõige veidramad asjad, mida inimesed riietuskappidesse jätavad. Et kas on ainult kuskile nurka haisema jäänud aluspüksid või leidub siit ka midagi põnevamat? Teeme selgeks. Meie oleme nüüd otsapidi jõudnud Tallinna kergejõustikuhalli, kus meile teadaolevalt käib igal päeval umbes 1000 inimest sporti tegemas. See tähendab, et inimmass, kes omab tõenäosust asju unustada, on üpriski korralik. Ja just seda me hakkamegi uurima, mida täpsemalt siin kappidesse jäetakse. See esialgne nimekiri on juba üpriski massiivne, aga ehk Timo täpsemalt paljastab meile, mis on need kõige põnevamad elemendid, mis siia ära unustatakse. Top 1 on kindlasti joogipudel. Et selle seladuse võib kohe välja öelda, aga põhimõtteliselt kõigega, millega spordihalli tullakse, kõikega unustatakse, aga kõige rohkem ikkagi saunalinad, trenniriided, üleriided, jalanõud, tossud, kõikvõimalikud ehted, hügieenitarbed, et ei ole asju, mida siia ei unustata. Kuidas sellega on, kui tihti nendel asjadel järgi käiaks? Et ma juba natuke nägime neid kaste, kus need asjad peidus on, et hästi palju oli. Et kas inimesed puudust ei tunne? Tullakse ikka järgi, et mehed ja ka naised on siit tulnud rõõmsalt järele oma abielusõrmustele, et ka neid on siia unustatud, aga eks ikka lapsevanemad helistavad ja uurivad siis, et kas on leitud need või need asjad, et ja kõik, mis siia on jäetud ja mille oleme meie leidnud, ka hea meelega tagastama alati. Rääkides lastevanematest, siis unustatud asjade nimekirjas koht number 11, lapsed. On ka lapsi, kes tulevad sportimast välja ja riietusruumidest ja hakkavad siis pisarsilmil oma lapsevanemaid taga otsima, et siis administraatorid neid lohutavad, et küll ema ja isa tulevad selle järgi, et siis olukorrad on kõik lahenenud. Seni on tuldud, ei pea panema kuskile kastidesse peitu neid lapsi sinna joogipudelite kõrvale. Ei pea. Siit sellest nimekirjast üks asi, mis mulle väga kohe silma jäi, pilku püüdis, sünnipäeva kutse. Ja, oleme leidnud, kus siis üks laps on tahtnud teist kutsuda oma sünnipäevale, aga kahjuks on see kutse jäänud adressaadile kohale jõudmata. Siin võib pärast korralik draama tekkida sellest kasvõi. Ja samuti lemmikelement siit nimekirjast asjad, mille nime ei tea. Tõepoolest on olnud erinevaid massaažitarbeid. Hilisemal uurimisel on selgunud, et tegemist on massaažitarbega, ja ka juuksenõelad, mida kohe ei suudaks isegi öelda, et see on juuksenõel. Neid asju on veel, mida ei tuvastad, millega tegemist on. Kui tihti kappidest üle käiaks, et kas on mingi periood ka, et nii, nüüd kogume selle pundi nüüd kokku, sobrame nüüd läbi, kutsume kõik inimesed järgi, kelle me teame, et need kadunud on ja siis mõne aja pärast jälle? Riietusruumide kapid käime läbi iga õhtu. Koristajad leiavad võimalikud tarbed ja siis toome need omale ette administraatori lauda ja hoiustame asju 2 kuud. Küll aga mainin ära, et me oleme täheldanud, et lapsed mõned riideesemed unustavad meelega, et siis kas on see siis moest välja läinud või lootus, et vanemad ostavad uued, et väga uhkeid asju jäetakse meile. Ja peale 2 kuud siis, mis nendest asjadest saab? Kas viime taaskasutuskeskusesse või joogipudel, mis juba näeb nii räbal välja, selle lihtsalt viskame ära. Ja siin on väga hea võimalus taaskasutuskeskuseid uhkeid jopesid leida. Kui senimaani oleme rääkinud sellest, kuidas inimesed unustavad asju kappi, siis vähemalt järgmise juhtumi juures on asjade jätmine täiesti taotluslik olnud. Robert, ma saan aru, et Kadrina spordikeskusel on selline väga omamoodi kentsakas probleem, et kui üldiselt unustatakse kappidesse asju, siis teile lausa jäetakse meelega.
Jah, täpselt nii jah, et on 2 korral jäetud ilusti suurtes kogustes prügi naiste riietusruumi niimoodi ilusti pakendatult kilekotti küll, aga jah, et tuuakse meile millegi pärast. Et seal ei ole nagu sellist kahtlust, et keegi on unustanud, et see peab olema juba siuke süstemaatiline. Jah, see on ikka süstemaatiline, et seal unustamisest on palju rääkida, et seal pigem ikkagi on täitsa tahtlikult toodud ja on näha, et on selle eesmärgiga nagu jäetud, et me tegeleks edasi sellega. Aga kui suurtest kogustest me räägime? No viimane kord minu meelest, kas oli 3 või 4 sellist nagu väikest kotitäitet, kilekotitäitet ikkagi korralikult, et on nii, et meil prügikast hakkab nagu kohe üle ajama, et meie asjad sinna ei rohkem mahu, mis riietusruumi on jäetud prügikastid ja igal juhul selle teguviisiga on ta meil kohe täis ja tekitab ülejäänud riietusruumis sellise inetu olukorra, kus prügi on põrandal. Aga kuna see on juba nagu selline süstemaatiline teema, et mis te arvate, et kas see võib olla nagu ka selline personaalne vendetta kellegi vastu? Seda ma loodan, et mitte ja ma loodan, et see tähelepanu, mis nüüd selle postitusest alates on tulnud, et see on piisavalt hirmutav, et rohkem seda olukorda ei teki, aga personaalset vendetat ma ei usu. See oleks küll äärmiselt kummaline vendetta. No mine sa tea. Jah, mine tea ja kõiki võib juhtuda. Keijo, sina oled nüüd mingi umbes 5 aastat treener olnud. Ma usun, et nende aastate jooksul oled näinud nii mõndagi huvitavat, mida inimesed on sinna riidekappidesse jätnud. Millised on need nagu kõige suuremad pärlid? Klassikaline. Alustame sellest kõige suuremast kohe. Steroidisüstlad. 8 aasta jooksul olen leidnud 4 steroidisüstlat. See on tegelikult tänaseks täiesti tavaline asi. Nõme on lihtsalt see, et inimesed on nii hooletud. Et kui sa nüüd tõesti teed endale paar sutsakat ära, et ole hea, pane see kork peale, viski ilusti, siis prügikasti, et see oleks ohutu. Koristaja on mures, et ka tema saab äkitselt kogemata suured musklid. Seda küll ei tahaks. Ja. Mis veel? Klassikaline, tänapäeval eriti palju näha, veipid. Inimesed unustavad oma veipe maha, aga tead, pole mitte midagi tobedamat kui poolikud piimapakid. Et see oli vahepeal täiesti teema. Ma ei tea, miks need mehed seda piima riietusruumis jõid. See on väga tore, võib-olla mõnel ongi vaja, eks ju. Mina eriline milk ka ei pole, sest ma usun, et piim on tittedele. Aga jaa, poolikud piimapakid, et neid ei viida ära, jäävadki lihtsalt poolikud piimapakid. Aga tead, selle piimapakiga on üks lugu, aga tead, ma olen ühe korra leidnud ka pakk pelmeene. Pelmeenipakk. Ei, ma väga austan seda, mõni lähebki, pärast trenni läheb sööb ilusti kohe. Ise teen ka vahel nii, aga pelmeenid, see on juba tase. Mul on, et see oli nagu ikkagi kinnine pakk, et see ei olnud poolik nagu piim, et keegi oli mugistanud neid külmunud pelmeene ja siis mõtles, et aitab küll, ma jätan selle siia järgmise külastaja jaoks. Ei, see oli lihtsalt pakk endiste külmutatud pelmeenidega, need olid nüüd üles sulanud. Ei, ma tean küll, mehed söövad otse riietusruumis täis einet kohe ja ma olen ka näinud mehi söömas pelmeene ja praekartuleid ja läheb kohe kana ja klassikaline banaan ja pähklivõi, aga jah. Ja uus trend, tegelikult enam mitte nii uus, aga Viagra. Viagra. Et leiad 1, leiad 2, leiad 4, leiad 6, eks ju. Ma tükk aega mõtlesin, mis värk sellega on, et võib-olla ühel mehel ununes, võib-olla teisel, aga see pidigi mingi trend olema. Tõmmatakse üks väike Viagra sisse enne trenni, et usutakse, et see annab siis selle hea plaatpampi ja oled kohe veel võimsam. Okay. Ma ei tea, eks igal ühel mõjub mingi ees erinevalt. Ei no muidugi peeglist on ka kena vaadata põhimõtteliselt. Ja. Enne ujulat, siis meestele võib-olla ei soovita võtta. Eriti kui sa selili ujuja oled. Nii et jah, aga need on jah kindlasti kohe keegi küsib, need on need kõige eredamad asjad, mis meelde tulevad. Üldiselt siuke lambisodi. Aga jah, steroidisüstlad, hoidke need eemale riietusruumidest päriselt ka, ärge jätke neid vedelema. Viagraks, mõnel on võib-olla vaja, eks ju. Pelmeenid on jah tõesti ja oma piim jooge lõpuni või siis viige koju.
Neid ei ole vaja jätta siia vedama. Ja tead, ka õllepurgid, et see enne sauna väike õlu, kusjuures, hei, jõusaalis ei tohi alkoholi tarbida, eks. Me kõik ju teame seda, aga mõni ikkagi suudab selle väikse tinistamise ära teha. Kuigi jah, viimasel ajal ikkagi 0% on näha. See traditsioon nii tugev, see õlu ja saun, siis tullakse, tehakse üks hea pamp ära siis ja otse sauna, eks. Mekk suhu. Mekk suhu ja hea olla, yes. I got my pump, I got my mekk ja päev on korras. Võt siis. Kuule, kõik. Super.